Töötan igapäevaselt keskmise suurusega ettevõttes tehnikajuhina. Kui hakata kõikide probleemide omanikuks, siis probleem on selles, et nende lahendamine päriselt võtab pikalt aega ja see ei lase mul magada. Ma saan sellest ju aru, et kõiki probleeme ei saagi korraga ära lahendada ja lähtume prioriteetidest. Aga võt läheb uni ära ja hakkab üks lõputu ketramine peale. No ma arvan, et siin ongi oluline selle küsimuse juures esiteks adresseerida, mis see probleem siis nagu üldse on. Mulle tundub, on ju, et minu vaateväljast ei saagi, et siin on nagu õiged faktid öeldud, et probleemide lahendamine võtabki pikalt aega, kui on päris probleem. Ja kui sa prioriseerid ja tahad asju ära lahendada, on ju, siis tuleb lähtuda prioriteetidest. Ja nüüd tõenäosus hetkel, et läheb ära sul see probleem, mis on seotud sul unega, on vähe tõenäoline, kui see ei olegi ise juba prioriteet. Ehk siis kokkuvõttes tekib minul siin nagu see esimene koht, kuhu mu mõtted lähevad, ongi see, et mismoodi sa prioriseerid, sest et nii-öelda probleemide omanik oled sa niikuinii. Vahet ei ole, kas sa tahad või mitte. Ja lihtsalt see on see mõtteviis, mida ma mõtlen selle juures, ongi see, et sa ei pea hakkama probleemide omanikuks, sa niikuinii tegelikult oledki probleemide omanik. Ja lihtsalt sa pead valima välja ja saama aru sellega reaalsusega, et reaalsuses on see, et sa kõiki asju üksinda korda teha ei saa ja on erinevad probleeme, mida saad ainult lahendada sina ja on probleeme, mida saab lahendada keegi teine ja see on need nüansid, mida ma arvan peab arvesse võtma. Nüüd mismoodi mina seda asjale nagu läheneks üleüldse, on see, et esimesena ma vaatan elu üldse nagu tervikuna. Et ma ei vaata eraldi tööd, kodu ja kõiki muid asju, vaid tegelikult mina oma elus mõtlen selliselt, et mina olengi oma elu tegev juht. Nüüd töö on lihtsalt üks minu kategooriatest või üks minu nii-öelda osakondadest, kui ma oma elu tegevjuhina töötan. Uni, tervis, naine, pere, emotsioonid, ego, need kõik on nagu oma korda mingis mõttes osakonnad ja ma vaatan kogu seda oma elu nagu ühe suure tervikuna, ehk siis ma ei eraldaks ainult seda tööd, sest kui ainult töö vaates vaatata vaakumis seda, siis uni ei ole üldse kuidagi tööga ju seotud, sest et töö ajal me ju ei maga. Mis tähendab seda, et küsimus on minu arvates siin, et mida me prioriseerime ja kuidas me prioriseerime, mitte selles, kas ma hakkan kõikide probleemi omanikuks, et see on nagu omaette probleem. Ma sellest nagu seda ma ei mõtle, ehk siis kuna ma vaatan elu tervikuna, siis kui mina magada ei saa ja see reaalselt segab, siis tegelikult see ongi mu hetkel üks prioriteetidest, millega on vaja tegelikult tegeleda. Ja kuidas ma seda lahendanud olen, siis minu vaatest on alati see, et esimene samm on nagu teadlikkus on ju ja tundub, et sa oled teadlik sellest vähemalt, et sa sellest juba räägid siin. Ja siis ma selgitaksin nii oma meeskonnale kodus ja ka tööl, et mul on üldse siuke probleem. See on nagu esimene asi, et mul on raskusi magamisega ja uni läheb ära, ma kogu aeg ketran ja selle tulemusena tõenäoliselt ma olen väsinud ja nii tagasi. Siis ma küsiksin nõu inimeste käest ja uuriksin, kas kellegi minu tutvusringkonnast, kellegi, kes ma usaldan, on olnud siuke probleem kunagi ja uurida nende käest, et mida nemad teinud on. Ja siis teise asjana on see, et vaata, et kellel justkui tundub, et prioriteedid on kogu aeg paigas ja nagu kellele asja ei lappa, ehk siis küsida nende inimeste käest nõu, et mida nemad teevad, et kuidas nemad suudavad samas keskkonnas, keerulises keskkonnas üldse säilitada sellist nii-öelda seisundit, mis võimaldab siis öösel magada. Ja siis ma paneksin paika plaani vastavalt sellele, mis ma tagasisidet saan ja mida ma enda kohta tean ja teiste kohta tean, et kuidas ma seda olukorda parandama hakkan. Nüüd see lahendus ei pea olema see, mis lõplikult töötama hakkab, aga mul on vaja midagi, mis peab palli veerema. Ja siis ma selgitaksin seda oma plaani, mida ma välja mõtlesin kellelegi kolleegile, kes tundub, et jagaks seda biiti või kellegi, kes võiks arvata vähemalt, isegi kui ta ei jaga seda, siis hea on ikkagi kellegi käest küsida, isegi kui ta ei ole mingi uneekspert, sest et suure tõenäosusega on kõikidel inimestel on mingil hetkel unega probleeme. Ja siis ma selgitaksin hiljem, kui mu plaan oleks paigas ja oleksin seda ära valideerinud kellegiga kogu seda plaani oma meeskonnale, oma perele, eriti kui see on asi, millega ma pidevalt struggle'in ja see asi ei aita mind kuidagimoodi, ma ei saa seda kuidagi lahendatud, siis ma käiksin välja selle plaani, et teised teaksid ka, et millega ma tegelen ja mis mulle raskusi valmistab. Nüüd see kõik nõuab ilmselt alandlikkust,
ja see kõik nõuab seda, et sa pead julgema tunnistada, et see, mismoodi sa siiamaani oled prioriteeti seadnud ja võimaliselt elu elanud, on viinud sind kohta, kus kohas sa ei saa magada enam öösel. Mis tähendab, et see nõuab väga palju alandlikkust ja just endale tunnistamist, et sina oled selle probleemi omanik ja sina oled ainuke inimene, kes seda lahendada saab, seda keegi teine sinu eest sinu und korda teha ei saa. Ja seda tuleb arvesse võtta ja see näitab midagi lihtsalt sinu võimekuse kohta. Ehk siis järelikult ma ei ole nii võimekas, kui ma arvasin, et ma olen. Ja ma pean nüüd tegema muutuseid ja see on üks suur amps, mida alla neelata selles mõttes, et ma olen ennast siukse olukorda pannud ja tunnistada seda ka veel kõikidele, eriti kui ma olen mingi juhi positsioonis ja mees ja peaksin olema kõikide asjades maru hea, aga et reaalsuses, et ma olen selles olukorras olnud ja minu jaoks aitaski jällegi see, et ma tunnistasin endale ja pärast rääkisin teistele ka, et tegelikult ma olengi üle hinnanud oma võimeid. Ja siin teine asi, mida juurde nagu mõelda, ongi see, et kõik asjad, mis on midagi väärt, millel on mingi kasu, nende muutuste tegemine võtabki väga palju aega. Ja sellepärast nad ongi prioriteedid ja sellepärast nendega tegelemine üks asi korraga annabki lõpuks kõige suurema mõju. Ja selline asi, et kui me võtaksime nüüd arvesse seda, et mingisuguste asjade tegemine või prioriteeti seadmine või probleemide lahendamine võtab pikalt aega ja selle reaalsus oleks see, et iga kord, kui mul on pikad probleemid või võtab palju aega, siis see tähendaks seda, et ma ei saaks mitte kunagi magada. Sest et sihukest olukorda ei tekiks elus üldse, et mul ei ole kunagi enam selliseid probleeme, mis võtavad väga palju aega. Alati on mingisugused asjad, mis võtavad palju aega ja siis tähendaks, et ma ei saaks enam kunagi magada. See tähendab seda, et kokkuvõttes see olukord ei saa väga pikalt kesta, ma pean midagi tegema selle jaoks, et see asi läheks paremaks, sest et see kokkuvõttes ei ole muidu jätkusuutlik, on ju. Et ma enam mitte kunagi magada ei saa. Siis mis mina olen teinud? Minu on töötanud ikkagi kindel rutiin, iga päev on planeeritud aeg eelkõige iseendale ja siis aeg perele, siis tööle, et mina ärkan hästi vara, võtan kohe alguses paar tundi iseendale ja siis annan paar tundi perele ja siis ma lähen alles tööle. Ehk siis selline kindel rutiin, kuna ma ärkan ja kuna ma magama lähen ja ma üritan sellest kinni hoida siuke 95% ajast, põhimõtteliselt kogu aeg ma tahan seda teha. Ja see on andnud minule hästi suure sellise võimaluse ja mis on tegevus, mida ma pean sinna siis lisama, mida ma selle 2 tunniga teen, mis on minule mõeldud aeg, on siis kindlasti see, et on see, et see peab aitama maha laadida mul seda stressi, või siis seda informatsiooni, mis mu pähe koguneb ja usku mind, mul koguneb rämedalt, mul kogu aeg pea ainult töötabki, ainult mõtted liiguvad, siis ei ole üldse mitte midagi teha. Ehk siis mis on see meetod, mis aitab mul infot välja laadida, maha laadida? See võib olla vestlemine, see võib olla vestlemine sõbraga, see võib olla kirjutamine, paberpliiats, mis iganes, kellegiga tuleb jagada seda. Ja kui ma ära jagan, siis see ainult juba võib aidata mul saada. Nüüd enne magama minekut ma just üks päev siin kirjutasin 9 lehekülge mingi kraamist, et ma ei saanud ka muidu magama, sest mul oli niivõrd geniaalsed ideed peas, ma võidin need maha kirjutama, sest muidu läheb meelest ära. Aga see minu nagu lahendus, mis on aidanud, ehk siis paberpliiats ja leida siis see tegevus, mis päriselt aitab mul iga päev laadida maha seda stressi ja seda informatsiooni, mis mu peas ketrab. Ja seda tuleb otsida seni kaua, kui see tekib, see siis süsteem ja see võib väga palju aega võtta. Aga kusagilt peab alustama ja kindlasti YouTube'ist tegelikult poolt leiab igasuguseid nõusid, kuidas siis ja millest alustada, mis ongi optimaalsem võib-olla. Uneekspert ma ei ole, on ju, aga kindlasti on seal ka hästi palju asju, mida saab teha, et kui palju sa enne ekraani vaatad, enne kui magama lähed, milline see õhturutiin on, igat seda asja saab teha efektiivsemaks, kas sa liigutad piisavalt palju, mida sa õhtuti sööd, kuna sa sööd, mis kell sa sööd, mis kell sa magama lähed, mis kell sa ärkad, kui palju sa üldse magad, kui pikalt sa töötad, kui stressirikas su kõik päev on, kõik see muu siin läheb juurde. Aga sellega kõigega on jällegi see, et sa ei saa kõiki asju korraga korda teha, sa pead ka seal tegema oma valiku, sest kõiki asju korraga teha on liiga palju ja lõpuks lase sul see magada, et sul on lihtsalt liiga palju asju laual. Ehk siis tuleks võtta kindlasti siuke paus, ehk siis samm tagasi, nii nagu me räägime, detachment, eemalduma korraks olukorrast ja vaadata korraks tervet suurt pilti ja see suure pildi osa on kohe kindlasti inimese tervis ja magamine ja uni, sest see on üks kõige olulisemaid asju, mis meil üldse olemas on. Ehk siis väike taktikaline paus ja mõelda läbi oma töö, lahingurütm ja eraeluline rütm koos sellega. Ja siis mõelda, kuidas saaks nii, et see oleks jätkusuutlik. Ja võib-olla ma praegu pushin läbi, sest mul on praegu tõesti kiire aeg, aga see ei saa jätkuda aastate kaupa.
võib-olla see on mingi kuu või 2 või mis iganes. Ja ma pean leidma mingisuguse viisi, kuidas ma siis puhkan. Nüüd mina üldse ei puhka peaks praktiliselt. Ma põhimõtteliselt teen kogu aeg tööd iga päev või iga päev tegelen millegiga, mida mõni inimene võib-olla arvaks, et see on nagu töö. Ja ma ei puhka traditsioonilisel viisil, sest et mina ei tea, minu jaoks see traditsiooniline puhkamine selles mõttes niimoodi ei tööta. Ja miks ma seda ütlen, siis ongi see, et mina üritan ikkagi ehitada oma päeva üles niimoodi, et mul iga päev oleks natuke võimalik puhata või iga päev oleks mul mingi asi, mis aitab mul siis maha laadida, mis muudab minu iga päeva rütmi selliseks, et seal on nii-öelda puhkus sees mingil kujul. Nüüd minu jaoks puhkamine ei tähenda seda, et ma lihtsalt vedelen, sest see üldiselt ei aita meil puhata ja ma peangi aru saama, mis siis see viis on, mis aitab mul ennast välja lülitada, puhata. Minu jaoks on see hommikul, ma ei tea, näiteks liigutamine, jooksmine ja hommikul asjade ära tegemine, ma saan hommikul mingisuguse võidud kätte, siis see juba vabastab mul asju ja teine asi on siis asjade maha kirjutamine. Ehk siis seesama traditsiooniline viis puhkamiseks on minu jaoks ja minu aju jaoks liiga äärmuslik. Et minu arvates kui ma töötan, siis ma ainult töötan näiteks, see on täiesti ajuvaba. Ja kui ma nüüd puhkus, siis ma lükkan jalad seinale ja ma teen täiesti teise rutiini ja nüüd ma puhkan ainult 8-5 iga päev. Ja mitte midagi muud nagu ei tee. Et minu jaoks on see, et mingi asi peab olema alati ülekantav, et siis kui ma olen töörutiinis, on mul hommik ühesugune ja kuni kella 9, siis on iga päev ühesugune. Välja arvatud nendel päeval, kui ma käin, ma ei tea, kuskil väljaspool kodu on ju, teen tööd. Ja siis ja pikk plaan on see, et kui tuleb puhkus, siis mu hommikurutiini ikka samaks. Nädalavahetus on täpselt samamoodi. Nädalavahetus hakkab ikkagi samal kellaajal. Ikka lähen magama samal kellaajal. Et iga päev on samasugune, vähemalt mingi suur osa sellest päevast on täpselt sama, nii nagu mul tööajal või puhkusajal vahet ei ole. Ja siis see plaani, kui paika paned, siis see tulebki aja jooksul sisse käia ja optimeerida seda, sest et ei ole väga tõenäoline, et sa kohe selle saad käima ja kuna elu ka muutub, vahepeal tulevad lapsed, vahepeal tuleb mingi kiirem aeg, vahepeal tuleb aeglane aeg, vahepeal on stress, vahepeal on haige, siis tuleb leida see optimeeritud viis, kuidas tüki kaupa oma sellist rutiini lõpuks paika nagu saada. Ehk siis see võtab päris palju aega ja asjad, mis võtavad päris palju aega, nendega on vaja tegeleda ja nüüd jõuan lõpuks selle loogikani, et võib-olla kuidas siis prioriseerimine minul käib või kuidas me seda õpetame ka, on siis 4 kategooriat. On kategooria, kus on siis suur mõju ja raske saavutada tegevused, on suur mõju, lihtne saavutada tegevused, väike mõju, raske saavutada ja väike mõju, lihtne saavutada. Eks 4 kategooriat. Nüüd see suur mõju, raske saavutada, need on sellised asjad, mida ei saa delegeerida, need on asjad, mida ainult mina saan teha. Ja üldiselt me kutsume neid asju siis nagu, ma ei tea, strateegilised, pikaajalised tegevused, mis üks nendest asjadest on kindlasti uni ja tervis, mis on strateegiliselt, pikaajaliselt oluline, sest et seda head tervist on raske saavutada ja sellel on meeldud suur mõju. Teine, ma ei tea, tööalaselt on võib-olla mingi strateegilised plaanid või mingisugused asjad, mis võtavad väga palju aega, mida on ülilihtne oma igapäevarutiini vahel lükata, ma ei tea, kuhu iganes kohta. Ehk siis neid ei saa ära lükata ja mis on siis minu loogika ja strateegia on see, et iga päev hommikul tund aega, esimesed tund aega ma just tegelengi selle kõige prioriteetsema asjaga. Ja nüüd, mis asi on prioriteetne? Mina ja minu tervis ja minu mõju, minu aju, sellepärast need esimesed paar tundi ongi mulle. Siis hommikul 2 tundi perele, strateegiliselt tähtis, seepärast ma annangi 2 tundi iga päev neile hommiku. Ja alles siis tuleb töö, nii-öelda päev hakkab pihta. Et strateegilised asjad, millel on pikaajaliselt hästi suur mõju ja mida raske saavutada, neid tuleb teha iga päev ja ära teha hommiku. Sellepärast see hommikune jooksmine ongi hommikul, sest õhtul alati tuleb midagi vahele, hommikul ei saa midagi vahele tulla, sest et ma olen selle jaoks aega eraldanud. Ja see on see loogika, et kui mul on mingi, ma ei tea, meie enda vaates näiteks, ma ei tea, tahad raamatut kirjutada või mingit uut toodet luua või sul on mingi keeruline asi, millega peab pidevalt iga päev tegema, sest ainukene viis selles heaks saada on iga päev teha, mingi 100 päeva challenge, 100 päeva on vaja mingit asja teha, siis need on asjad, mida on vaja iga hommik vähem minu puhul teha, sest et siis on kindel, et ma neid asju ära teen. Ehk siis need asjad, mis on suur mõju raske saavutada, neid tuleb teha kohe ja hommikul ja iga päev eraldada kas või 10 minutit, pool tundi, tund aega, sest kui sa iga hommiku teed pool tundi, ma olen seda korraks arvutanud ka,
või isegi kui sa teed iga hommik tund aega ühte strateegilist tegevust, siis aasta peale kokku on see 365 tundi. See on põhimõtteliselt 2 kuud, kui sa teed iga päev tund aega ainult seda strateegilist tegevust. Ja keskmiselt ei tehta seda strateegilist asja üldse, mis tähendab, et kui sa teed pool tundi, siis pool tundi võrdub terve 1 kuu poole tunni kaupa. Ja 1 kuuga ja pool tunni kaupa saab väga palju asju tehtud. Ehk siis suur mõju, raske saavutada, need on hommiku kohe. Siis teine kategooria on ju suur mõju lihtne saavutada, need on minu jaoks siis siuksed igapäeva tegevused, mis toovad leiva lauale, ehk siis kui see on see, millest kliendid meile maksavad. See on see, mis on, ma ei tea, meie puhul on nagu koolitamine või ehk siis sellised asjad, mille eest päriselt tuleb raha sisse. Tegevused, mis on sellised taktikalised, samas kui ma mõne taktikalise tegevuse ei tee täna perfektselt, siis see mõju pikas plaanis ei ole nii suur. Näiteks kui ma viin koolituse läbi, ma olen natuke väsinud ja ma teen soorituse 8-10, no siis mitte midagi ei juhtu. Aga kui ma jätan nüüd selle pärast ära, et tihti hästi ongi see, et need on need asjad, mis nagu lendavad iga päev kogu aeg sisse ja taktikalised tegevused, mis on hästi kiirloomulised, aga strateegiliselt nad võivad nagu võrreldes strateegiliste asjadega ongi see, et strateegiliste asjadega tundub nagu nendega hulk palju aega kogu aeg. Need on nagu nii lihtne edasi lükata iga päev, et ära teha need taktikalised asjad, mis on ka olulised. Aga kui ma neid tihtipeale, mis siis juhtub, ongi see, et need suure mõjuga lihtsad tegevused, ehk siis need taktikalised asjad, ma ei tea, kõik asjad, mis mul juba kalendris on, mingi asja, mida on lihtne saavutada, mida ma olen juba varem teinud, need on korduvad tegevused, aga need toovad raha, need toovad mulle leiva lauale. Need on need asjad, mis ülilihtsasti võivad ära võtta kogu sinu aja. Ja siis sa oledki nagu orav rattas. Nii et taktikalisel levelil tuleb aeg-ajalt teha järeleandmisi, et strateegilised saaksid ka tehtud. Sest lõppkokkuvõttes on see, et muidu me ei jõuagi mitte kuhugi. Ja mina ise enda jaoks ära jaotan niimoodi, et nende suure mõjuga lihtsalt tegevusi minul kulub nende peale 600 tundi. Vähemalt, siis ma tean, et 100 tunniga ma saan kätte selle miinimumressursi, mida mul on vaja iga kuu, et leib lauale tuua. Nende strateegiliste tegevustega, mis on nii-öelda tuleviku investeeringud, siis sinna läheb mul 60 tundi, ehk siis 30% minu ajast. Ja kõik muu, mis on administreeriv, kõik siuke tillu, mis on siis väike mõju, aga lihtne teha, siis need, kus on võimalik ära delegeerida, siis sinna läheb mul 40 tundi, et mina olen arvestanud kokkuvõttes, et minul professionaalse enda arengu peale kõik kokku kulubki 200 tundi ja ülejäänud aeg sisuliselt läheb mul perele. Aga on meil 2 kategooriat, nagu ma ütlesin, väike mõju raske saavutada, ehk siis väike mõju raske saavutada ongi seesama perfektsuse tagaotsimine. Ehk siis üritan seda, ma ei tea, PowerPointi teha ideaalseks, et presenteerida seda kellegile ja siis ma kulutan näiteks 5 tundi selle peale, et slaidides panna mingit teksti korda versus see, et tegelikult ma 15 minutiga võiksin ära rääkida selle idee ja säästa sealt 5 tundi. Või et eks selline, ma ütleks, selline perfektsust taga ajavad asjad või asjad, millel ei ole strateegiliselt mitte üldse mõju. Ehk siis väike mõju ja raske saavutada. Mis võiks olla mõni asi, mis on väike mõju ja raske saavutada? Ma ei tea, üritada saada, ma ei tea, bodybuilderiks on ja minu vaatest, et saada endale ideaalne keha, kus on kõik musklid, kõik lihased on ideaalselt toonuses, mul on mingi perfektne trenni schedule, nüüd see oleks ju väga tore, kui mul oleks, aga nüüd, kas see mõjutab mind pikaajaliselt minu elukvaliteeti? Ei mõjuta. Ja seda oleks väga raske saavutada ja see võtaks väga palju aega. Mis tähendab seda, et minu jaoks need on asjad, mis tuleb lihtsalt ära kustutada. Kõik asjad, mis võtavad vähe, mille on väike mõju, on raske saavutada, need tuleb ära lihtsalt kustutada, neid ei tasu teha. Ehk siis neist tuleb ära kaaresta, mis need on, ja siis tuleb need ära võtta. Ja viimane kategooria väike mõju lihtne saavutada on siis need asjad, mis tuleks ära delegeerida. Sest et kui mina juhina või mina oma elus tahan ikkagi tegeleda kokkuvõttes nende asjadega, millega ainult mina saan tegeleda ja väga palju väikseid asju on võimalik ära delegeerida ja selle jaoks lõpuks ongi mul meeskond, kellele ma saan anda, sest et esiteks nad ongi palju paremad nende asjade tegemises kui mina.
Ehk siis need on nagu sellised 4 kategooriat, et ma ise olen lõpuks endal loonud ka 3 kategooriat, aga sellest ma täna rääkima ei hakka, selle kohta ma teen eraldi video kunagi. Et minu poolt kokkuvõtteks on see, et tuleb olla enda vastu lihtsalt aus. Ja see on see koht, kus tõenäoliselt hakkab pihta lahendus ja mõte selle juures on kokkuvõttes see, et kasutada tervet oma elu nagu tervikuna ja siis panna prioriteedid paika vastavalt sellele, mis päriselt nõel edasi viib. Ja siis anda sellest inimestele teada, et nemad saaksid aidata ja toetada. Ma ei tea, mis mõtted sul teksid? Jaa, esiteks ma võin väga hästi suhestuda selle küsimuse küsijaga, just see osa, kus mingi probleemi või asja tõttu uni läheb ära ja hakkab üks lõputu ketramine peale. Et ma arvan, et see on väga personaalne, inimesed on siin erinevad, kõik on seda mingil määral kogenud, kes rohkem, kes vähem, vahel mul läheb ka tunde. Enamasti need probleemid on sellist laadi suhteprobleemid, et kas siis kolleegi, elukaaslase või mõne sõbraga ja hakkab peas üks ketramine ja tihtipeale ka ette kujuteldav dialoog pihta selle inimesega. Ja siis ma taban ennast lõpuks mõttelt, no see on kõik, sel hetkel ma ei pane tähele, et ma teen seda, siis ma taban ennast mõttelt, et tegelikult selle pinge kõik saaks nagu välja ja ei peaks öösel seda ketrama, kui ma päriselt peaks seda vestlust selle inimesega. Et mitte ainult oma peas ja loomulikult tsiviliseeritult, rahunema, ideaalis veel ettevalmistununa. Ja kui nüüd seda laiendada sellele konkreetsele küsimusele, siis võib-olla see võiks olla see, et ja vabandust, kui ma saan küsimusest või selle inimese olukorrast valesti aru, aga ma kujutan ette, et nende probleemide nende omanikuks mitte hakata, siis see hoiaks mind veel rohkem öösel üleval. Et nagu jällegi see, et alustada inimesega vestlust päriselus, mitte ainult oma peas seda öösel dialoogi pidada, samamoodi, et hakata probleemi omanikuks, hakata seda otsastki lahendama. Ma arvan, et see laseb paremini magada. Et näiteks kui, ütleme, ma isegi ei tea, mis probleemid siis on seal ettevõttes, eks ole, aga oletame, et need on sellised, mille omanik ma peaks olema. Siis see teadmatus, ma usun, mul segaks und veel rohkem kui see, et ma tean. Aga küsimuse küsija on ise siin õigesti ära öelnud kõik asjad või paljud asjad, et räägib prioriseerimisest ja et kõik ei saa korraga ära lahendada ja lahendamine võtab aega, et ongi õigel teel. Just. Mis mulle tuli juba veel pähe oligi see, et sama, mis väga hea point minu arust on see, et mõned asjad me suudame oma peas nagu mõelda niivõrd keeruliseks ja raskeks ja me ainult selle üleanalüüsimisega tegelikult juba teeme endale karuteene, et näiteks lükata edasi mingit rasket vestlusi inimestega, ilma et sa seda enne ära teed, nii et see suhete kontekst on minust väga hea. Et ma olen ise ka seda seal laugus olnud, et kurat, mul on vaja seda teemat adresseerida selle inimesega ja siis ma ketran ja siis ma lükkan seda vestlust edasi, mis on hästi loomulik, on ju, versus see, et ma lõpuks lähen ja teen selle vestluse ära ja tegelikult ei olnudki probleem üldse. Et tegelikult oli nagu see, et ma lihtsalt pean minema ja ära tegema selle vestluse ja tegelikult see võtab kohe niivõrd suure asja laualt maha ja ettevalmistumine, üle ettevalmistumine, et ma ennem ei hakka minema üldse kunagi, kui ma olen perfektne, on ju. Et need lähevad sinna kategooriasse, et väike mõju raske saavutada, on ju. Et ja selles kontekstis siis oleks see, et probleemi omanikuks hakkamine või mõne nende otsast lahendama hakkamine, mina usun, et see kokkuvõttes laseb ikkagi paremini magada, kui üldse nende eest proovida põgeneda, siis ma arvan, see hoiab rohkem veel ärkvel. Jep. Ja just, et välja ütlemata pinged või siis probleemid, mille lahendamisele ei ole asunud, ma arvan, lasevad vähem magada. Ja sa rääkisid ka rutiinist siin, et jah, ja jällegi mina ütlen, ma arvan, inimesed on väga erinevad selles osas, aga ma olen kindel, et keskmiselt ikkagi, et mida konkreetsem su unerutiin on ja ka mida rohkem füüsiliselt sa aktiivne oled,
et olla õhtul rohkem väsinud, siis seda vähem on sul jõudu peas ebaproduktiivseid asju kedrata. Kui sa oled harjunud selle ajal uinuma või sa oled lihtsalt sel päeval füüsiliselt nii mõnusalt väsinud, et siis ei jaksa lihtsalt pikalt neid mõtteid seal peas veeretada. Terves kehas terve vaim ja kui sa aju ikkagi ära treenid, nii-öelda tühjendad või läbi väsitad oma keha, no siis küll see uni tuleb. Aga jah.